Tere hommikust, vabandust, et ma helisin. Miks õpetajat ei ole? Sa ei tea või? Mida ma tean, ma alles tulin ju. Kus sa käisid siis? Hambaarsti juures, aga see pole tähtis, kus õpetaja on. Meil on järgmine nädal kontrolltöö. No, ma arvan, et see töö jääb ära. Loodan vähemalt. Miks? Õpetajad streigivad. Pluss nad tahavad, et me ise õpiksime. Aga miks siis kõige targem ei õpeta meid? No vaata, meie klassi mitte keegi ei oska ja... Seda küll. Aga miks õpetajad streigivad? Ma ei tea, küsi Katriini käest. Ta loeb pidevalt uudiseid. Katriin, miks õpetajad streigivad? Ega ma ka päris täpselt ei tea. Nõuavad vist endale palka juurde. Ise käivad tööajas streikimas. Täiesti lubamatu. Kuulge, Mata hinne väljas. Ei. Ma sain jälle 5! Pool punkti maksis puudu. Ma ei oska seda teema. See on kõige lihtsam teema. See on kõige lihtsam teema. Järgmised teemad on veel hullemad. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children, that's everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Piparko. Kas te veel olete? Me oleme õpetajad. Asendusõpetajad. Streigi pärast olite või? Jaa, haridusministeerium saatis. Me tulime õpetama. Nojah, ma pean tundi minema. Oota, mida? Päkapikk. Peame õpetama või? Ja kes sina veel oled? Mina olen teie asendusõpetaja. Nii lühike või? Mis see sinu asi on? Okay. Mis me siis täna õpime? Sina peaksid seda teadma, mitte meie. Ahah, no siis me hakkame täna õppima ühte uut asja. Et võtke paberid välja. Ja siis te panete pealkirjaks, et täna me kirjutame jõuluvanale kirja. Ja kirjutategi siis 3 asja, mis te siis jõuludeks tahate. Alustage. Meanwhile. Okay, class. So, today we are learning English. Can anybody tell me the time? 2:30. Say it in English. If you don't know the answer, you will get 2. You must learn by heart. If you don't know the answer, you will get 2. Ew, teised on juba ammu proovis. Mida sa magad siin? Muidugi. Hakkab minema siis. Ai, kurat, mu kott ka. Läksime. Me oleme tulnud siia, et vaadata 10. klassi õpilaste esinemist jõulupeojaks. Tundub, et mingid muusikat on kaugelt kuulda, ehk lähme vaatame lähemalt. Mingi tants tundub olevat. Kas keegi oskab tantsida või? Mida te teete ometi? Palun, proovime uuesti. Taju
looge rütmi, liigutage Siis ennast hästi ei lähe. muusikaga kaasa. ära karju, keegi niikuinii ei oska. No te oskaksite, kui te prooviksite vähemalt midagi kaasa teha. Mis teie veel tahate? Me tulime vaatama, kuidas teie jõulupeo proov läheb. Palun minge minema, meil on väga kiire, vaadake kedagi teist. Ei, minema me ei lähe, aga kauad juba proovinud olete? Mingi paar aastat, ma ei tea, tahaks juba koju saada. Aga kas teil mingi tagamõte ka sellel tantsul on või? Polegi minu arust lihtsalt mingi loll traditsioon juba 3. aastat, nüüd ei saa ju lõpetada. No selge, no eks te tantsige edasi, me vaatame. No come on, proovime uuesti, palun. Ja davai, 3 peale läheb. 1, 2, 3. Oi. No issand, niimoodi küll asja ei saa. See aasta jääb küll jõulupidu ära. Loogiline, ühtegi õpetajat ei ole niikuinii. No tundub, et siin tõesti asja ei saa. Lähme vaatame, mis teised OG õpilased teevad. Aitäh sulle, Roland. Nüüd püüdsin kinni ühe õpilase. Mis su nimi on? Karl-Marek. Super. Ma küsin sult ühe küsimuse. Mis sa arvad, kuidas põhjapõrad otsustavad, kes saab jõuluvana saani ees olla juhtpõder? No ma arvan, et nad eriti ei otsusta seda, et jõuluhärra ise otsustab seda. Ma ei tea. Mis sa arvad? Äkki sellega, et... Ma ei tea. Kui jõuluvana peaks tegema endale sel aastal jõulukingituse, mis te arvate, mida ta endale sooviks? Endale mänguautot. Uut saani. Saanidest rääkides, kui jõuluvana saaks endale ise kokku panna uue saani, mis te arvate, mis mugavused endale sinna veel lisaks? Veel rohkem toole. Kui jõuluvana peaks kunagi osalema olümpiamängudel, millise alaga ta võiks osaleda? Suusatamine, uisutamine äkki. Ma arvan, et nad võiksid lisada olümpiamängudele kiirsöömise ja siis ta saaks seal osaleda. Alati nüüd selline suur kõht ees, ma arvan, talle kindlasti mahuks palju. Aitäh, väga hea vastus. Aga kui jõuluvana peaks käima jõusaalis treenimas, siis mis kehaosa treenimise päev oleks tema vaieldamatu lemmik? Ma arvan käed. Kui mõelda sellele, kuidas ta niimoodi ikka rakmetega laseb edasi alla ja üles ja ma arvan, et noid oleks tal vaja, et kindlasti oleks lemmik. Ikka käed, et seda suurt põtti tassida. Jalad. Miks jalad? No ma ei tea, peab palju liikuma seal majadest ja värki. Okei, aitäh. Aga kui jõuluvana peaks võistlema lumememme vastu lumepallisõjas, siis mis te arvate, kes võidaks? Lumememme ikka. Miks? See on lumest tehtud. Okay. Ma sekundeerin. Oleme omadega jõudnud siia aulasse ja leidsin siit ühe üksildase abitüriendi. Küsiks tema käest ka mõned jõuluküsimused. Mis asja, mis sa tahad? Kas sina oled kunagi näinud, et jõuluvana tooks jõuludeks kiilakale juuksed? Anna siia, sa ei oska üldse rääkida. Nii, oota, mis asja, kas jõuluvana tooks kiilakale juukseid, oli küsimus või? Oota, nii. Tere, mina olen... Mis su nimi on? Katriin. Tere, mina olen Katriin ja nüüd ma küsin siis Rometi käest, et kas jõuluvana toob kiilakale juukseid? No mina arvan, et kui looduse poolt kaasa pole antud, siis keegi peab need juuksed ju pähe tooma. Ma täielikult nõustun. Aga nüüd aga suundume tagasi stuudiosse. Aitäh, Katriin. Nüüd aga anname sõna edasi Andrale, kes uurib, miks õpetajad üldse streigivad. Aitäh, Melek. Olengi siin gümnaasiumi 3. korrusel hetkel. Oi, näe, õpetaja, tere! Oi, tervist, aga mina ei ole täna õpetaja. Miks te ei ole täna õpetaja? Vaata, minul on täna selline päev, kus mina streigin. Ja mille pärast te streigite? No, kas uudised ei loe või? Sellega on aega jääb väheks, aga miks? See on klassikaline, aega pole kunagi TikToki kõrvalt. Miks me streigime või selle jaoks, et Kari päkapikke Toompeal võtaks kätte ja otsustaks nüüd niimoodi, et õpetajate palgad ikkagi tõuseks vähemalt Eesti keskmise palgaga samale tasemele. See on nagu miinimum. Ja kas me siis nutame selle pärast, et meil raha vähe on? Saad aru, kui raske see õpetaja elu on. Me isegi ei suuda oma kohvitopsi enam kohviga täita, rääkimata muudest asjadest.
noh, veel suurem probleem on see, et aitäh, meil saab aega otsa. Okei, tagasi sulle, Melek. Nüüd oleme siin meie kalli matemaatikaõpetaja Kaidiga ja ma küsin, et kas teie osalesite hoiatusstreigil? Jaa, osalesin. Mis põhjusel? Raha vähem. Kas te oskate öelda, et miks või mille jaoks seda raha rohkem vaja oleks? Selleks, et 11. klassile osta kirjutusvahendeid, joonlaudu, harilikku pliiatseid, vihikuid, sest neil kunagi mitte midagi pole. Okei, super. Väga aus vastus. Olen 11. klassi õpilane. Ja mina olen 8. klassist ja hetkel on otsingul uue õpetaja jaoks, kellest saada küsimusi. Tere, kus teie õpetaja on? Mis õpetaja? Ma olengi õpetaja. Teie olete õpetaja, aga kas te liiga noor ei ole selle jaoks? Ma arvan, et mitte. Täpselt nii vana, ma arvan, kui üks nüüd noor õpetaja võiks olla. Noor õpetaja. Kas teie ka streigite? Olen nagu kuulnud, kuidas Otepääl kõik streigivad ja mujal ka. No mina küll ei streigi, et isegi, et kui mõni arvab, et ma streigin, et siis on täitsa vale jutt, et no just nädalavahetusel sai jällegi priisatud, käisin teatris, võtsin väikse koogi, võtsin väikse pokaali, sõitsin pärast kodu poole, oi näe, kütuse tuli lõi põlema, võtsin kütust ka terve paagi täis ja mis nüüd veel kõige sellisem, kõik võib-olla jälgivad, võib-olla on märganud, et mul need outfitid väga sagedasti muutuvad. Käisin hommikul veel poest läbi ka ja võtsin teatrisse minekuks uue seeliku. Nii et ma ei streigi, ma ei tunne, et mul oleks vaja praegu raha pärast kuidagi muretseda. Okei, aitäh! Hingerahu südamesse, küünlasära silmadesse. Jõuluaeg toob rahuilu, lumevaipa ingel silub. Tähekesi taevast puistab, pallealu lumes uitab. Õnnepärleid aknail laotab, armastuseks uksi vaatab. Kõigile vaid soovib head, teile ka, ma kindlalt tean. Soovime teil säravaid jõule, et igal lumehelbel oleks oma lugu ja päkapikk tooks kaasa särava kingi ja hea tuju. Hurray! Aitäh kuulamast! Väga hea! Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children, that makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Tere! Tere! Mis te teete hetkel? No nagu te võite näha, siis ma aitan kodutööd. Super! Seegi vahetund on selleks õige aeg. Tead, mis oleks ülieepiline oleks, kui me teeksime direktoriga ASMR-i. Sa pead hästi mõnusa sosinaga rääkima ja siis otse mikrisse. Sa pead tegema selliseid hääli. Mis ma siia rääkima pean? Midagi hästi mõnusat, ilusat Tooge TV perele. Mul on ääretult hea meel, et meil on koolis nii vägev grupp nagu Tooge TV. Aitäh! Ja üldse pole piinlik. Ei ole. Oleks nii pala! Pane mulle veits rohkem seda. Päeval oleks see niimoodi olnud. Hüvast noorus. Vaata, mul on nii pakset või libisega. Ole vait, Siri. Said või? Tantsite või?
sinu peale. Kes? ma pean sinna minema. ei, sa võid sealt rääkida. aitäh sulle, Roland. nüüd jõudsime edasi. Millega? olen siis 8. klassi õpilane ja olen otsingul uue õpetaja jaoks. Kas te olete õpetaja? Olen õpetaja. Miks te olete nii noor? Ma ei saa. Võta selleks. Nüüd oleme siin meie kalli matemaatikaõpetaja Kaidiga ja ma küsiksin teilt, et kas teie üldse streikisite õpetajate päeval? Õpetajate päeval? Ei streikinud. Said salvestama, jah? Said mind? Juuksed kammimata või mis sulle häda on? Läigib või? Loomulikult peab läikima, käisin hommikul bowlingus ju. Nice throw! Nii ilusasti siia seal ära poleerida. Jou! Häid jõule OGTV meeskonna poolt. Täpselt nii. Häid jõule!